konstruktori värk on see elu, eks ju, ta lammutab sind lahti, ütleb mingi raske situatsioon, lammutab sind täiesti lahti nagu. Kurbus, pettumus, hirmud, jõuetus, pettumus väljaspoolt, kõigisse, see eespoolt iseendasse. Ja jumal nagu Lego, eks ju, teeb sind korraks lahti ja siis sa pead lapid ennast jälle kokku. Küsimus on, kuidas ennast kokku lapid, eks ju, et nagu Legos on ka, sa võid hästi palju erinevaid linnasid teha, kas see uus linn tuleb parem või uus linn tuleb veel kehvem, kui see eelmine Lego linn oli, konstruktor. Kui ta sind lahti lammutab, siis selle mõttega lammutab lahti, et ta näitab sulle sinu need valukohad. Sa saad vaadata, et siit ma jälle läksin viha täis, siin ma läksin iha täis, siit ma läksin mis iganes seal, kedagi tahtsid ekspluateerida või midagi. Peenel levelil. Näed need kohad ära, kuidas sind lahti lammutab. Ja siis läbi palve, läbi maha rahunemise, valus oli, paned uue Lego kokku, mis peaks olema parem. Siis tuleb elu jälle lammutab su Lego lahti. Su kogu elu. Kui ta ei tee seda nagu füüsilises plaanis, siis ta teeb sulle mentaalses plaanis alati. Keegi tuleb, ütleb midagi, mis sind puudutab või on mingi kehaga, mingi jama, eks, tervise asi. Jälle uuesti lammutab sind ära, jälle sa oled nagu mingi väike laps, selline abitu, jõuetu, on põhjust jälle alandlikult ja tänulikult anduda Jumalale ja saada aru, et nagu täna ka käisin, eks ju, et mis meil nagu viga on, et Jumal teeb kogu aeg kingitusi meile, see loodus, emake loodus. Ilusad põllulilled, sinine taevas, päike paistab mu peale, eks ju. Tuul sahiseb kaseelehtedes, eks ju. Kõik on nagu ülimalt ilus kingitus. Ja mis sul viga on, et sa pead nagu vaeva nägema, et seda hinnata, sinna nagu emotsioon taha saada, sest sa oled bossiks läinud lihtsalt. Me võtame nagu iseenesest mõistetavat, eks ju. Normaalne päike paistab, mis energia, mis armulikkus see päike. See on Jumal tuleb, kingitus käes sulle. Sina ei ole loonud ja mina ei ole loonud. Seda ilusad metsalilli kõik. Jälle, iga sekund on mingi, Jumal teenib meid, eks ju. Me ei märka, me oleme ikka nii bossid, eks ju. Tuju on halb, käid seal oma halvas tujus selles ilusas looduses, eks ju. Keha ja jalad veel toimivad, kõht on täis, elada, kus sul on, eks ju. See peaks olema nagu väike laps ekstaasis, aga ma saan aru, et see ratsionaalne energia, see enesekeskus on meil selle lapse meelsuse ära võtnud, et me ei suuda nagu rõõmu tunda sellest, mis juba on kohale. Sellepärast me ei tunne kunagi nendest asjadest, mis me isegi saavutame. Selles hetkes, ma nii palju rääkinud ka, et selles hetkes me ei oska nagu hinnata, ei teadusta, et see on see sama keegi, absoluutne, eks ju, isiksus, kelle lahutamata osaks oled, tema nagu iga päev võimaldab sulle imelisi asju läbi silma, see loodus ilus. Kuulad püha nime, püüad kuulata, eks Jumala ilusat nime. Ja nii edasi selline, justkui sentimentaalne New Age jutt, et hinda seda hetke, aga see on selle häälestamise küsimus, et pidevalt pead kunstlikult ennast häälestama nii kaua, kui ta muutub spontaalseks. Nagu korvpallis, et teed kükke mingid kunstlikke liigutused nii kaua, kui sa lõpuks mingis situatsioonis paned, igas situatsioonis praktiliselt paned korvi üks palli. Et nii on see, jah. Et bottom line, eks ju. Et me oleme bossiks läinud, me hindame, võtame iseenesest mõistetavat seda head energiat ja armastust, mis meil juba on. Sellepärast loodus tuleb armulikult lammutab meid lahti, nagu konstruktori, kus sa jälle näed need oma osasi, selgemalt sul on häid osasi ka, eks igavene hing ja sul on häid omadusi ka ei ole ainult. Aga nüüd, kui ta on lahti lammutad, siis sa näed ka, kus sa siin panid üle jälle. Oma viha, iha ja kadeduse ja ma ei tea, mis energiat meil on seal madalamad, eks ju, kus sa läksid kaasa oma samastamistega. Siis sa paned uuesti kokku selle, püüad need asjad nagu, vähemalt mingi protsentki need klotsid välja jätta. See konstruktori värk on lahe. Kuidas, me ei oota seda, eks ju, me omast ehitame oma liivalossi, siis tuleb materiaalne energia, paneb jälle liivaloss on laiali või konstruktor, siis püüad jälle kokku panna, sellepärast elama peab.